Pole peaaegu võimalik avada ajalehte, kus poleks juttu inimestest, kes on midagi ebatavalist korda saatnud. Need lood räägivad harilikult võimatuna tundunud takistuste ületamisest. Poisist, kelle jalad olid täiesti põlenud ja kelle kohta arvati, et ta peab elu lõpuni jääma vigaseks, saab üks maailma edukamaid võistlussportlasi. Lood vaestest inimestest, kes koguvad varanduse. Noorukist, kellel oli tugev kõnehäire, kuid kellest sai üks maa populaarsemaid uudistelugejaid. Iga päev sünnib uusi edulugusid. Lood takistuste võitmisest ja uskumatust edust saavad tõelisuseks. Neid on liiga palju, et neid loetleda. Kuidas ja kus neid imelugusid õieti sünnib? See on teema, mis huvitab mind tõesti sügavalt. Need inimesed on piirangute võitmiseks ja edu saavutamiseks teinud palju rohkem tööd kui tavaline inimene. Aga see ei ole kogu tõde. Peame minema tagasi algusesse ja küsima, miks. Vastus sellele küsimusele, kui sellest on õigesti aru saadud, annab nii sulle kui ka mulle midagi väga väärtuslikku. Vastus on lihtne. Neil inimestel oli eesmärk. Neil oli mõttes miski, mida nad tahtsid saavutada. Midagi, mis oli tähtsam, palju tähtsam kui aeg ja vaev, mis kulus selle saavutamiseks. Unistus mõtetes ja südames oli liiga suur, et seda lämmatada. Unistus, mis oli esimesena mõtteis hommikul ärgates ja viimasena õhtul enne uinumist. Suur unistus, mida nad nägid vaid ise oma vaimusilmas, on tõukeks inimese arenemises ja kõiges meie ümber. Kõik asjad maailmas on tõeks saanud unistused. Öeldakse, et mida mõtted loovad ja millesse nad usuvad, seda saab ka ellu viia. Unistus on kui pilvelõhkuja, sild üle jõe, kosmoserakett, väike kauplus tänava otsas, ilus kodu eeslinnas, nooruk, kes saab lõputunnistuse ja vastsündinud laps ema süles. See on viigipunkt golfis ja saavutatud turupositsioon. Mida tahes inimene välja mõtleb ja mille võimalikkusse usub, selle kõik võib saavutada. Püüan seda seletada. Pean aga lisama, et kulus kaua aega, enne kui ma ise selle peale tulin. Kui olin seda taibanud, läks elu korraga lihtsamaks, lõbusamaks, palju põnevamaks ja tasuvamaks. Et sellest oleks kergem aru saada, pead kõigepealt mõistma, et see on edukuse võti. See on tegelikult edu täpne definitsioon. Parim viis edu defineerida, mille olen kunagi välja mõelnud. Edu tähendab tähtsa eesmärgi saavutamist. Kui mõtled hetke selle üle, siis märkad, kui täpne see definitsioon on. Edu tähendab eesmärgi saavutamist. Mida see õieti tähendab? See tähendab, et iga inimene, kes teeb oma eesmärgi saavutamiseks kõvasti tööd, on edukas. Samas tähendab see, et inimene, kes ei püüdle millegi poole, on eduka vastand, ebaõnnestunud. Kõik inimesed, kellel on unistus mõtteis ja südames ning kes proovivad seda täide viia, on edukad. Unistus ei pea tingimata olema seotud rahaga, kui just eesmärk ei ole rikastumine. Igaüks otsustab ise, mis on taotlemist väärt. Kui edu definitsioon on nii lihtne, siis võiks ju arvata, et kõik inimesed on edukad. Igaüks võib küll edu saavutada, kuid vaid umbes 5% peetakse kuuluvaks tõeliselt edukate inimeste hulka. Kõigist inimestest ükskõik kui suures linnas, kellest sa tänaval möödud, oskab vaid 5% öelda, mida ta tahab saavutada. Kõik teised üksnes liiguvad ringi, unistades, et neil läheks hästi. Või vähemalt, et neil ei juhtuks midagi halba. Nad lasevad olukordadel ja majanduslikel väljavaadetel pillutada end igale poole, sinna-tänna. Nad ei ole õppinud eluseadusi, millest rääkisin esimeses sõnumis. Võrdleksin inimesi paatidega. Umbes 95% neist pole aere. Nad triivivad abitult tuule ja hoovuste meelevallas, lootes kogu aeg, et jõuavad sadamasse. Meie sinuga teame, et paljudesse sadamatesse pääseb vaid mööda kitsaid ja kariderohkaid kanaleid, seega on nende tõenäosus lautrisse jõuda vaid 1/1000. 5% paadiga sõitjatest on aga treenitud ja nad teavad eesmärki, oskavad määrata oma asukohta ning purjetavad üle elu suurte ookeanide.
Nad liiguvad ühest sadamast teise ning saavutavad paari aastaga rohkem kui enamik inimesi kogu elu jooksul. Kui juhtud sadamasse, siis mine kapteni sillale ja küsi kaptenilt, kuhu sadamasse ta järgmisena sõidab. Ta vastab sulle ühe lausega. Kuigi kapten ei näe sihtkohta enne kui päral olles, oskab ta öelda, kuhu ta teel on. Ta oskab nimetada sihtsadamat ja kirjeldada, mida ta peab teel olles iga päev selleks tegema, et sinna jõuda. Igaüks oskaks teha samuti. Kui sa ei suuda lühidalt ja arusaadavalt oma eesmärki sõnastada, siis pole sa seda arvatavasti endale korralikult defineerinud. Kui küsida inimestelt, mida nad tahavad saavutada, vastab suurem osa midagi ebamäärast. Nad ütlevad, tahan olla terve ja õnnelik ja tahan nii palju raha, et suudan oma peret elatada ja nii edasi. Need ei ole eesmärgid. Need on tingimused, mida soovivad kõik. Kavatsuste ja eesmärkide all mõistetakse midagi muud, seda, mida tahab igaüks üksikisikuna. Mis on see, mis sul mingil põhjusel veel puudub sellest, mida sa tahaksid kõige rohkem saada või milline meelsamini olla? Saad ju aru, et kui suudad mulle rääkida, mida sa tegelikult tahad, siis võid sellega saada. Edukas olemine eeldab eesmärkide püstitamist ning samm-sammult üksteise järel nende saavutamist. Järgmine eesmärk on alati eelmisest pisut parem. Nagu purjetaksid laevaga vahesadamate kaudu oma sihtmärgi poole. Kui oled esimese eesmärgi saavutanud ja sa saavutad selle, püstitad järgmise ja jälle järgmise. Ühelt vahe-eesmärgilt teisele liikudes teed edusamme ning saavutad 5 aastaga rohkem kui enamik inimesi kogu elu jooksul. Aitan sul mõtteid korrastada ja püstitada esimese eesmärgi, kui sul seda veel ei ole. Teame, et edu ei tule ilma korraliku eesmärgita ja eesmärk aitab liikuda õiges suunas. Hakkad mõistma, et kui oled püstitanud selge ja täpse eesmärgi, oled teinud kõige tähtsama sammu edu teel. On hea pidada meeles ka seda, et 90 korral 100 on võimalik eesmärki saavutada. Kui sa ei tea, mida tahad, kui sa ei kuulu nende õnnelike hulka, kes teavad täpselt, mida tahavad, siis veeda natuke aega iseendaga. Kasuta tunnike kirjutamaks üles, mida hea meelega tahaksid. See võib olla näiteks ilus kodu, uus auto, teatud rahasumma, teatud positsioon töökohal, müügiarv, ükskõik mis. Kirjuta üles kõik, mis meelde tuleb. Võid seda teha ka koos abikaasaga. Kui oled kõik soovitava kirja pannud, vali nende seast välja üks. Vaid see, mida tahad kõige rohkem. Kirjuta see siis eraldi paberile ja tõmba ring ümber. Pane seejärel paber ära ja unusta kõik asjad peale selle, mida tahaksid esimesena saada. Nagu laev võib saabuda korraga vaid ühte sadamasse, võib ka inimene saavutada korraga ainult ühe eesmärgi. Inimeste otsustusvõimetuse ja segaduses oleku suurim põhjus on see, et nad tahavad saada kõike kohe ja korraga. Nad ei suuda otsustada, mida nad tahaksid esimesena. Tulemus on see, et nad siblivad ringi nagu peata kanad ega saa mitte millegagi hakkama. Pea meeles, saad teha vaid ühe asja korraga. Kui oled lõplikult otsustanud, mida tahad esimesena ette võtta, siis kirjuta see väikesele kaardile või paberitükile, mida hakkad kogu aeg kaasas kandma. Mõtle sellele kohe hommikul ärgates ja õhtul magama minnes. Mõtle sellele päeva jooksul. Nii tehes sööbib see asi alateadvusesse ja toob sealt esile vastuseid, mille abil saavutad eesmärgi. Seda meetodit kasutavad maailma edukaimad. Mõtle oma eesmärgile võimalikult tihti. Mõtle juba saavutatud asjadele, kuid püüa määratleda need võimalikult täpselt. Ära üldista. Kui eesmärk on saada raha, siis kirjuta üles täpne summa ja aeg, mille jooksul kavatsed selle teenida. Kui eesmärk on ilus maja, siis kujuta endale detailselt ette, milline see välja näeb. Lase kas või arhitektil sellest joonist teha. Kuid ole oma soovidega ettevaatlik, need võivad täide minna. Mainisin, et mul kulus aastaid enne, kui mõtlesin välja edu saavutamise saladuse. Nuputasin, miks ühed saavad teatud asju ja teised mitte.
Ma ei pidanud silmas üksnes raha, kuigi see on elus tähtis, vaid ka kõiki muid asju. Hakkasin vastust otsima 1933. aastal kriisi ajal. Ega leidnud seda enne kui 1950. aasta esimesel päeval. Lihtsalt tulin äkki selle peale. Mõtlesin tuhandetele inimestele, keda olin kohanud ja kellest olin lugenud. Vastus oli olnud kogu aeg mu silmade ees. Sinu mõtted määravad sinu saatuse. Sa pole praegu muud kui oma seniste mõtete summa. Sama kehtib järgmise aasta kohta, sellele järgneva 5 aasta kohta ja nii edasi. Oled oma enda mõtted nüüd ja tulevikus. Sestap on väga tähtis määrata eesmärk edu saavutamiseks. Kui sul pole eesmärki, siis ekslevad mõtted segasena edasi-tagasi. Tulemus on, et sa ei saavuta midagi ega saa ka midagi tehtud. Mõeldes eesmärgile, mille oled endale seadnud, igal hommikul, igal õhtul ja võimalikult palju kogu päeva jooksul hakkad selle poole liikuma ja see hakkab lähenema. Mõtteid keskendades võid otse kui käänulise ja harulise jõe sirgeks kanaliks muuta. Kanali vesi voolab jõulisemalt ja otse. Sama käib ka mõtete kohta. Kui tead lõpuks, kuhu õieti lähed, on põhjust hommikul üles tõusta, tööd teha ja endast parim anda. Sa tead, miks on hea massist eristuda. Jää mõnel õhtul elava liiklusega tänavanurgale seisma ja vaatle vastu tulevaid inimesi. Jälgi nende kõndimistiili, ilmet. Kas nad tunduvad olevat virged, õnnelikud, huvitavad või sihikindlad? Või on nad enamjaolt tuima, pettunud või sünge olemisega? Kui seisad piisavalt kaua, siis kohtad ilmselt kindlal ja kiirel sammul kõndivat inimest, kel on hea rüht ja kes paistab olevat heas vormis, kelle silmis on valvas ja arukas pilk. Inimene, kes teab, kuhu ta läheb ja tahab innukalt pärale jõuda. Miljardid inimesed annaks ükskõik mida, kui saaksid samad vabadused ja õigused, mis on nii sinul kui ka minul ja mida me peame iseenesest mõistetavaks. Meil on õigus ise valida töö ja eesmärgid, nautida kõrget elatustaset, tunda rõõmu kodurahust ja seadustest, mis meid kaitsevad. Kogu selle külluse keskel tunnevad miljonid inimesed siiski, et nende elu on igav ja mõttetu ning nad elavad päevast päeva omaenda loodud vanglas. Need inimesed pole kunagi teinud vabastavat otsust. Nad ei ole osanud otsustada, mida oma eluga peale hakata, isegi mitte selles vabas õhkkonnas, milles tänapäeval elame. Nagu on kirjutatud, inimene ilma elu eesmärgita on kui aerudeta paat. Tee midagi oma eluga ning tegutse sisemise energia ja tugevusega, mis on sulle juba enne sündimist kaasa antud. Inimene, kellel pole tahtejõudu, kõnnib eksides ja komistades ka kõige tasasemal teel. Inimene, kellel on tahtejõud, liigub edasi kauklikul teel ning jõuab kohale, kui tal on vähegi mõistust. Edu ei ole võimalik saavutada, kui tahe pole piisavalt tugev. Miski ei suuda korvata tahte puudumist. Tahe on iseloomu alus. Otsusta, mis on sinu eesmärk ja püüa visalt seda saavutada. Vaata kaarti, kuhu sa selle kirja panid, järgmised 30 päeva igal hommikul, igal õhtul ja võimalikult palju kordi päeva jooksul. Jäta see eesmärk endale meelde, nii et see jõuab alateadvusse. Vaata end niisuguse pilguga, nagu oleksid selle juba saavutanud. Tee seda nurisemata 30 päeva, siis saab sellest tava. See tava hakkab sind juhtima iga päev ühe õnnestumise juurest teise juurde. See on edu saladus, uks uude ellu. Oled praegu ja sinust saab see, mida mõtled.